Tere! Täna hakkame koos uurima matemaatika ühte põnevat osa ja need on murrud. Ära üldse muretse, kui see sõna tundub natuke keeruline. Ma luban sulle, et see on tegelikult päris lihtne ja isegi lõbus. Teeme selle koos, samm-sammult, endale täitsa selgeks. Nii, et aru saada, mis need murud õigupoolest on, alustame millestki maitsvast. Kujuta nüüd endale ette, et su ees on üks imemaitsev tort või pitsa, kui sulle see rohkem meeldib, vaat pole. Okei, tort on laual. Aga oletame, et sul on sõbrad külas. Kuidas sa selle tordi nüüd niimoodi ära jagad, et keegi ei solvuks ja kõik saaksid täpselt ühe suure tüki? Täpselt, just siin tulevadki meil appi murrud. Need aitavad meil asju õiglaselt jagada. Nii, lähme siis asja kallale. Kõigepealt õpime selgeks mõned uued ja tähtsad sõnad. See on natuke nagu õpiks täiesti uut matemaatika keelt. Aga see on lihtne keel, usu mind. Vaata, siin on meie tänased 3 kõige olulisemad sõna. Teeme endale sellise vaikse sõnastiku. Esimene sõna on murd. Vene keeles on see troop. See ongi see, millest me räägime, üks osa tervest asjast. Nüüd igal murrul on 2 osa. Ülemine on lugeja, vene keeles tšislitel, ja alumine on nimetaja, vene keeles znaminatel. Jätta need 3 sõna meelde. Aga ära muretse, me kohe vaatame, mida igaüks neist täpselt tähendab. Okei, alustame alumisest numbrist. See on nimetaja. Nimetaja on nagu boss, kes ütleb meile, mitmeks võrdseks tükiks me peame oma tordi lõikama. Näiteks kui nimetaja on 5, siis see tähendab, et me lõikame oma tordi täpselt 5 ühe suuruseks tükiks. Mitte rohkem, mitte vähem. 5. See näitab, mitu tükki on kokku. Selge. Nimetaja näitab, mitu tükki on kokku. Aga mis see ülemine number siis teeb? See on lugeja. Lugeja on see, mis loeb, mitu tükki meid huvitab, või mitu tükki me ära sõime, või mitu tükki me sõbrale anname. Meie näites on lugeja 3. See tähendab, et 5 tükist, mis meil kokku on, räägime me just nendest 3. Näiteks oleme 3 tükki juba ära söönud. Väga hea. Nüüd, kui me tunneme lugejat ja nimetajat, on aeg kohtuda murdude perekonnaga. Selles perekonnas on 3 erinevat liiget. Vaatame, kes need on. Esimene pereliige on lihtmurd. See on kõige tavalisem. Lihtmurru puhul on ülemine number, lugeja, alati väiksem kui alumine number, nimetaja. See tähendab, et meil on alati tükike tordist, aga mitte kunagi tervet torti. Näiteks 3 tükki 9. Meil on 3, aga kokku on 9. Järelikult on see alla 1 terve. Järgmisena tuleb liigmurd ja tema on natuke teistsugune. Liigmurru puhul on ülemine number, lugeja, hoopis suurem kui alumine. Või mõnikord ka täpselt sama suur. Oota, kuidas see võimalik on? No, kujuta ette, et sa oled nii näljane. Sul on üks pitsa, mis on lõigatud 5 tükiks. Sa sööd kõik 5 tükki ära ja siis võtad teisest pitsast veel 1 tüki lisaks. Mitu tükki sa kokku sõid? 6. Aga pitsa oli lõigatud 5 tükiks. Seega sa sööd 6 viiendikku. See ongi liigmurd. See tähendab, et sul on rohkem kui 1 terve. Ja nüüd üks väga lahe asi liigmurdude juures. Mis juhtub siis, kui lugeja ja nimetaja on täpselt sama suured? Näiteks 8 kaheksandikku. Mõtle korraks, kui tort on lõigatud 8 tükiks ja sa võtad endale kõik 8 tükki. Mis sul siis on? Sul on terve tort. Just, nii et kui numbrid on samad, on see alati võrdne täpselt 1 terve asjaga. Ja meie pere viimane liige on segarv. Nagu nimigi ütleb, on siin midagi kokku segatud. Ja mis siin on segatud? Terve arv ja murd. See on lihtsalt teine ja tihti mugavam viis, kuidas näidata, et sul on rohkem kui 1 terve. Näiteks, selle asemel, et öelda sõin 6 viiendikku pitsat, võid sa öelda sõin 1 terve pitsa ja 1 viiendiku. Palju selgem, eks ole? Okei, nüüd ma näidan sulle ühte väga kasulikku nippi. Kuidas me saame liigmurru, selle natuke imeliku murru, muuta ilusaks ja selgeks segaarvuks? See on superoskus. Ja parim osa on see, et sa tegelikult juba oskad seda. Tõsiselt. Sest see on täpselt sama asi nagu tavaline jagamine jäägiga. See joon, mis on lugeja ja nimetaja vahel, see tähendabki tegelikult jagamismärki. Vaatame seda koos läbi. 3 lihtsat sammu. Samm number 1. Võta ülemine number ehk lugeja ja jaga see alumise numbriga ehk nimetajaga. Siin näites on see 7 jagatud 3-ga. Samm number 2. See vastus, mille sa saad, sellest saab sinu suur terve number. 7 jagatud 3-ga on 2, nii et suur number on 2.
samm number 3. Kas jagamisest jäi midagi üle? Jääk? Jaa, jäi küll. Jääk on 1. Ja sellest jäägist saab sinu uue murrulugeja. Nimetaja jääb samaks. Nii lihtne see ongi. Näed nüüd, see näeb ju täitsa tuttav välja, eks ole? See on täpselt seesama jagamine, mida sa oled koolis teinud. Nii et ära karda liigmurde, need on tegelikult lihtsalt peidetud jagamistehted. Ja siin ongi see tulemus. Vasakul on meil liigmurd 7/3, paremal on segaarv 2 tervet ja 1/3. Nad näevad välja täiesti erinevad, aga tegelikult tähendavad nad täpselt ühte ja sama asja. 2 erinevat nime samale asjale. Nii, teooria on selge, aga kuidas saada päriselt murdude eksperdiks? Muidugi, harjutades. Ja harjutamine ei pea olema igav. Lähme mängime ja õpime koos. Siin on paar ideed, mida sa võiksid kodus proovida. Joonista oma lemmiksöök ja lõika see paberil osadeks. Või kui sul on Lego-klotse, võta näiteks 10 klotsi. Mis on 20 nendest klotsidest? Või 50? Ja muidugi, kõige klassikalisem, lõika paberist välja ring, joonista peale oma lemmikpitsakatta ja tee oma enda vurdude pitsa. Lõika see võrdseteks tükkideks ja vaata, mis murde sa näidata saad. Super töö! Sa oled nüüd tõeline murdude ekspert. Ja tead viis, nüüd kui sa neid tunned, hakkad sa neid igal pool nägema. Kui sa lõikad õuna pooleks, see on ju üks teine. Kui kell on 2:30, on see ka murdosa. Proovi täna ringi vaadata, kus sa veel murde märkad. Sa üllatud, kui palju neid tegelikult on.